nimi on mul Kõhro, olen šašlõkimeister või noh, nagu sõpradele ütlen, ma praen muskleid. Aga ei, meil on nagu läbi mitme põlvkonna on see lihabisnies peres sees olnud. Isa oli lihunik, vanaisa aretas sigu, vanavanaisa müüs pekki lätlastele. Ei, business käib, et sellest võib öelda, et meil on see soontes on nagu puhas pekk voolab. Pean siit keerama. Ja kui ma olin vist mingi 16 olin, siis paps tõmbas ligi ja ütles, et kuule, nüüd on aeg. Siin on putka, siin on liha, siin on ämber, siin on vardad. Hakka äri tegema. Siis ma mõtlesin, elu võimalus. Kuidas ma nagu papsile ei ütle. See oligi, tulin koolist ära, hakkasin äri tegema. Ja siis vabal ajal ma hapendan kasemahla. Aga nüüd mul on nii kiire on. Kasemahl, aga nüüd mul on üldse nagu uued unistuse, et ma läksin kooli tagasi E-gümnaasiumisse, näe, nüüd seisab ise E-gümnaasiumisse, sest õppida pole kunagi hilja. Ja mul praegu on see, väike putka on ju, aga tulevikus ma teen Eesti suurima šašlõkikeskuse. Nii et hoidke alt. Mõtlesin nime ka ise välja. Mega hea šašlõk. Megašlõk. Tegin logo ka, saatsin printi. Kuradi õlid hakkasid ise mõtlema, panid ühe silbi juurde, siin on megašlõk, tegelikult peaks megašlõk olema. Kleepspaber oli ka otsas, pidin teibiga panema siit kinni. Käib ka, tead. Šašlõki tegemine on tõsine teadus. Puhas füüsika ja keemia. Põhiline asi marinaad on ju. Aga oma retsepte ma olen siin seifis. Aga kus võti on, seda ma ütlen. Eestimaa šašlõkile! Šašlõkile kõik! Õiget šašlõkki peab ikka värske õhu käest tegema. Ma hakkan maitat õppima. Siin E-gümnaasiumis on päris lihtne. Teed arvuti lahti, saad kohe targaks. Pärast lähen ülikooli ärijuhtimist õppima. Ja siis saangi eluunistuse täide viia. Megašlõki paradiis. Siin on šašlõk, keegel, nahkdiivanid, terve hoone peal on wifi. Mis asi haiseb? Ei ole liha.